Kõik kommi seal peal. Juhu on ainult paidanud. Miks sa talle ei või kes sa üldse tegid täna? Sina siin saanud Kui ma ei taha minna. Kui ma teile inimestele viisakalt teema. ma loodan, et kõigil ikkagi käis jõuluvana ja tõi kommi ka vahepeal. Ei toonud kommi keegi, kellegi üle. Ei toonud kommi teile või? Päriselt ka või? Minu mäkadega teenivad. Sul ei toonud? Jõuluvana käis kommi. Mul tuli igast minu käis jõuluvana. Mul on sus päris ma tulin eesti keeles. Ja siis klass oli nagu räägime siis sellest kinost korraks. Sa tuledki mulle? Tõepoolest, et mul esmaspäeval kirjutati, et me ei saa seda filmi vaadata, mis meil enam valitsus oli. Kuna litsents lõppas filmil ära. Ma ei tea, siis ei teadnud seda. Oliver. Ja lõpuks ma valisin selle Zootroopolise. Aga see millest valida. Mul oli 4 filmi hulgast valida. 4 filmi pakuti mulle välja, millest hulgast valida. Ja need niisama kirjasoo. Ma ei tea, mingi Kasu Pere, siis oligi see koerafilm, aga teile ütles, et teile loomfilmid ilmselt ei meeldi. Ja siis keegi õpetaja ütles, et oli käinud selle Zootroopolis vaatamas, oli väga aga ma ei tea, vaatame siis Zootropolist, et ma tellisin selle ära. Kuule, see kestab üle 3 tunni. Mis asi? Avatar. Ei, ma nagu Avatar on nii kaasa. Ei, ma olen Avatar. Aga ma tahtsin nagu aega, et isegi kohvi kinni, siis vaatasin, et mitte Zootropolist ei, mul on terve pea, siis ta tundi ei tahta. See on oma teotlast keskel. Mis nagu rohkem rasvast. Lähed reedel ja poolesse. Oliver, sa tahtsid ise teada. Reedel läheme 3 esimest tundi oleme koolimajas. Ma kirjutasin teile kirja ka. Siis käite söömas. Me ei pea koos linnadega enam sisse ei saa, kui me oleme seal kõik koos, sest nad annavad piletid minu kätte ja siis ma annan teile piletid, saame sisse minna. Jah, selle kultuuriranitsa rahast saab selle pileti. Tuleb D-klass ka, Merle tuleb ka veel tol päeval kinda, aga tuleb siis D-klass juustklassijuhataja ka meiega koos. Nii et jala lähme, ma ei tohi. Ta oli inglise keel läks. Ja võib küll olla, sest ta tõesti minu arust on väga See oskab nagu on ühe korra teine, ühe korra. kõigil on reedise kino. Raha ei pea maksma, aga kui sa tahad kinos midagi Sissepoole. ma ei ole kindel, aga ilmselt kui tuleb Sissepoole on see, mis on reas. kas kino osas on kõigil selge? Need jala järgmine ja pärast saate aga 3 esimest tundi. Kuulge, siis oli eile probleem sellega, mõtled kala peale, kalasõda. 7. klass, palun ära lärma. Püüa natuke aega vaid ka olla.
Rikko, kas sa saad natuke aega vaikselt olla või? püüame nüüd natukenegi ennast tatsutada. Ma ei hoia sind kaua kinni, ma paar asja räägin ära. Nii, nüüd on uus poolaasta, algab pihta varsti. 23. jaanuariks pannakse teile hinded välja. Palun vaadake oma hinded üle. Nüüd tulevad ju päris hinded. Et mõnel on väga kehvad seisud. Nii, vaata üle ja anna, äkki on õnnestub veel midagi ära parandada. Mul on 11. Nii et igaüks saab ise vaadata oma hinded ja viimane aeg veel parandada, mis parandada annab. Üks asi, mis ma tahtsin öelda, võimalus on saada tasuta toitu nendel, kellel on üksikvanem, võib-olla parasjagu on ühel vanematel, ma ei tea, on töötu või mis iganes probleem. Palun tule võtta minu käest pärast küsi alt avaldus, ma unustasin maha. Sa saad, vanemad saavad avalduse ära kirjutada, ükskõik siis kumb. Kas sa saad selle tasuta koolitoidu või mitte, seda otsustab meie kooli juhtkond. Aga avalduse võite igal juhul teha, et kellel on näiteks ema või üksinda ema kasvatab teid või on mingi muu probleem. Nii et palun tule võtta minu käest avaldus. No siis on isvald, siis vahetame. Ma ei tea, kas see on sulle pärast võtta mu käest avaldus. Nii et jah, palun kasutage, mina ei otsusta seda, kes saab ja kes mitte, aga avalduse võib ikka kirjutada, kellel on mingi mõju. Eurosentidega midagi äkki või? Teate, ma valetan, kui ma ütlen praegu. Ma peab päris, ma peaks ausalt enam ära. Aga ühesõnaga, et ilmselt kuidagi nii on, et pool maksab linn ja pool peavad maksma teie vanemad. Aga kui sa tasuta saad, siis vanem ei pea midagi maksma. Nii et ma pakun, et kuskil 20 eurot on uus see toiduraha, mida vanem peaks maksma. Umbkaudu. Nii, ja mis ma veel tahtsin rääkida teile, et eile läksin vist natuke sõnasõjaks Mirellin ja siin õpetajal, kuna ei olnud õpikud kaasas. Palun võtke oma õpikud kaasa. Teie kohustus on võtta kaasa oma õpikud ja koolivahendid. Ja teine asi on see, et las see olla praegu. Mirellin ise seal siis lahendab. Rikko, kas sa saad ka natuke? Toob mingi crash out'is mingit teate, mis ma tahan selle koha pealt teile öelda? Tegelikult Eeva, Liisa. Randa, kas sa suudad ka natuke teate, mina töötan raamatukogus, ma olen teie klassijuhataja. Kui sa tõesti avastad, et sul pole õppust, palun tule ennem tundi küsi. Või kui sul jäävad koolivahendid koju, tõesti vahest ununed, sa mine palun õpetaja juurde ja ütle talle. Ta mõistab, aga kui sa hakkad seal ülbitsema, siis lähebki sõnasõjaks. Umbes, et õpetaja nõuab liigselt, aga see on teie kohustus. Ja õpetaja kohustus on teid õpetada. Ja kui teil ikka töövahendid puuduvad, siis ta ei saa ju seda teha. Ja kui te hakkate niimoodi seal ülbitsema, siis lähebki sõnasõjaks. Tõesti, et kuidas küla sulle, nii küla siin, kuidas sina külale, nii küla sulle ka. Et kui teil ongi selline jama,